Loodus, see on kõik see, mida Jumal on loonud. Imesi saab seevastu seletada mitmel moel. Näiteks võime öelda, et ime on see, mis on imeline või see, mis meis imestust põhjustab. Ja siinkohal võimegi võtta näiteks taevatähed, ookeanid, meeletult suured mäed, virmalised, mis on öösiti taevas, suur vallrahu Austraalia kõrval, päikesetõus ja loojang või mis kõige tähtsam, inimene, tema sünd. See kõige suurem Jumala ime. Võime seletada, et ime on ka see, mis on üle loodusseaduste või loodusseaduse eirav. Ja siinkohal võib öelda, et seda tegi ka juba Vanas Testamendis Eelia, kui ta palus, et 3,5 aastat ei sajaks vihma ja siis see sadas jälle. Või kui Joosua palus, et päike ja kuu taevas peatuksid. Või Jeesus Kristus, kes muutis vee veiniks, vaigistas tormi, söötis tuhandeid ja äratas üles surnuid. Aga samas võime öelda, et ime on see, ja mis minu arvates on kõige olulisem, mis on midagi isiklikku, mis on sinu sees ja oluline ainult sinu jaoks. Midagi, mis kõnetab sind kui inimest, mis teiste jaoks võib-olla ei tundugi nimeline. Seda tegi ka Jeesus, kui ta palus tihti oma imedest vaikida. Sest ta ei teinud imesi ainult selle jaoks, et ta ise kuulsaks saaks. Imed kasvatavad usku Jumalasse. Niisiis, kui sa näed taevas vikerkaar, siis tea, et Jumal on sõlminud inimestega lepingu. Ja veelgi enam, läbi Jeesuse Kristuse on Jumal meiega lepingut uuendanud. Jeesus tahab kinkida meile igavest elu. Ja see elu ongi imeline.